mis siis sellest mängust saab. Kristo Tohver pani vile suhu, puhus seda ja Flora pani palli mängu. Tegelikult rohkem kasutanud. Üle jooksid nüüd Hussarilt, terav pall väravast läbi ja mitte keegi ei saa sealt löögile. Kalevil isegi ründe suunal on praegu olnud parem. Ehk siis need lahendused ette on selgemad olnud. Nüüd Usta läheb löögile. Oi, pall käib paita. Seadus nüüd. Ja ei suuda seal Flora nüüd olukorda tagastuda, kas siit teisest lainest ei. Kuraksinilt löök. Otsib lati alus, paneb palli seal meetri. Mihhailov. Täna siis mängus siis Vadim Mihhailov Kalevi poole pealt. Igastuse tõttu eemal on siit löök. Kes palutaja läbi ja nüüd samamoodi tuleb vastu nüüd Ustale jooksu peale. Pikem pall, Usta läheb. Veering tal vastas, Usta kas hakkab sealt ette võtma. Proovib löögiks palli ette võtta, võtab ette ja lööb selle sinna. Koksin. Vasti Mihhailov. Ja ei suuda seal ikkagi värava peale ennast praegu murda. Kuraksinilt päris keeruline pall värava peale, sealt tuleb löök ka. Sappinen ja Lepp proovib päästa, mis ta päästab, aga ei. Rauno Sappinen 50. minutil Flora juhtima. Ja sai lubatud, et see teise poole alguses, esimesed 15 minutit võiksid mingi värava tuua. Ja Sappinen toob siis ära. Küll lõpuks on natuke nagu vina peale, aga värav on värav. Ja Sappinenile siis 10. värav. Rõõgina, nüüd on Kollol hea võimalus viigistada. Kollo lööb ja pall on võrgus 65. minutil ja meil on majas viik. Kalev suudab Flora vastu viigistada ja suudab viia selle palli, tekitada sellise momendi, kus on Kalev justkui ise ülekaalus ja Kollo lööb selle palli võrku. Ja täiesti esimest Poomelt Kuraksinile vasakule äärele pall. Sender Tuus, Poom lööb ja 77. minutil Markus Poom. Tooge teine kõrtki see mees sisse ja see mees lööb väravaid. Ja siin väiksed täistused ka ja patsud sõpradele. Poomel siis 7. värav. Muidugi poeb sealt meeste vahelt läbi, saab sinna söödu liini taha ka, kas läheb siit ise löögile, ei saa siit, mehed lükkavad, Poom tuleb ka kaasa löögile. Tohver siin kui vana kala seisab ja ütleb, et ei olnud midagi teisest lainest, Kalmõkovilt löök. Ja nüüd kindlasti vaadatakse see olukord üle. Esimesel vaatlusel need 2 peakangelast ja vaatab Kristo Tohver selle olukorra nüüd oma silmaga üle. Pikalt vaadanud, sellepärast on see mäng nii pikalt seisnud. Ja Kristo Tohveri otsus on penalti. Florale 84. minutil penalti, sest läheb seda penaltit lööma. Sander Lepp tal vastas ja Teeveli lööb selle palli kindlalt võrku 85. minutil. Ja ei tähista, annab vaid sõpradele mõned toredad patsud, aga ei hakka siin midagi üürgama endise koduklubi vastu. Kristjan Toomas Teeveli lööb palli võrku, tegi ka Kalevi särgist seda palju. Oli ta see penalti. Ja siis lõpuks saavad selle palli oma kastist minema toimetatud ja selle peale Kristo Tohver lõpetabki selle mängu ära. Florale 3-1 võit täna Kalevi üle. Flora ründaja Rauno Sappinen, no sa tulid nii suure jooksuga siia, kas mängust jäi täna väheks? Ei jäänud väheks, ma mõtlesin, et te ei ootate, et ei tahtnud teha, et te niisama siin passiksite. No võit teile täna, sinu poolt täna värav ja teisest väravast jäid napilt ilma, kuidas mänguga rahul oled? Jah, et kõige tähtsam on muidugi 3 punkti. Aga kindlasti meil on väga-väga palju asju, mida me peame paremaks saama, et kindlasti ma arvan, et meie mäng ei voolanud võib-olla nii hästi, kui me oleks lootnud. Jah, esimene poole, just eriti kuidagi söödud sinna viimasele kolmandikule võib-olla ei õnnestunud või siis just, et söödud sinna värava ette ei õnnestunud. Miks täna kuidagi niimoodi läks? Jah, hea küsimus, et tahaks ise ka teada, et mõni päev lihtsalt on selline. Tuleb võtta võib-olla mitte nii voolava mängu 3 punkti ära. No mida te siis teiseks pooleks muutsite või kuidagi proovisite lihtsalt rahulikumalt oma asju teha või paremini oma asju teha kuidagi? Jah, tegime riietusruumis natuke kõvemat häält ja proovisime lihtsalt enda taset tõsta. No täna Gregor Rõivassepalt tuli sulle selline hea väravasööt, teda vist ka tuleb kiita, et tal vist 2 mängu ja väravasööt kirjas, et noored vist tulevad ka mõnusalt peale. Jaa, et noored lähevad iga mängu ja trenniga järjest paremaks ja tõesti Gregor hea pikk poiss ilusti pani pea vahele ja põrgas mulle täpselt ette.
no see teise värava olukord, see sinu potentsiaalse teise värava olukord, no ise tundsid ka, et olid suluseisus või kuidas sulle tundus see moment? Mulle endale ei tundunud üldse see suluseis, aga võib-olla ma vaatan natuke rohkem meie poole kalda, et oleks tahtnud väravad saada, et ma ei tea palju videost, et kui palju, mitu sentimeetrit see on, selleks ma ei oska öelda. No üldiselt tänase päevaga mänguga ju saab rahul olla. Kalev küll ühe värava teile vastu lõi, aga 3 punkti peamine. Jah, see on kõige tähtsam päeva lõpuks 3 punkti ja nüüd on siin Kalju ja euromängud, et jah, oli väga oluliselt 3 punkti võtta. Olgu nii, aitäh sulle, edu teile edasudeks. Ja meie juurde Airon Kollo tuleb ka. No tere, Airon. No teile täna paraku kaotus, aga sulle ikkagi märgiline päev. Kuidas sa sellele mängule esimese hooga tagasi vaatad? No kindlasti hea tunne, et väike eesmärk sai täidetud, et Premium liigas esimene värav lüüa, aga kahjuks tulemusega ei saa rahul olla. Püsisime mängus sees päris pikalt, aga lõpus seal kaotasime korraks juba fookuse ja selline tiim nagu Flora karistab kohe ära selle. No tõesti, esimene poolaeg suutsite Florat nullil hoida. Miks see õnnestus, mida te siis kuidagi hästi tegite? Ma ütleks, et tegime enda plaani nii-öelda, et kaitses proovime olla kompaktselt, ei lase niisama Floral läbi tulla, püsisime ilusti plokis ja siis proovisime kontrarünnakutega rünnata. Ehk siis kas vaheajal, kui Alo Pärengrupp teiega rääkis või keegi teine sealt väljendasite nagu üksteisele rahulolu või tahtsite seal veel midagi nii-öelda parandada? Ei, ma ütleks, et esimese poole aega saime rahul olla, taga 0 ja proovisime lihtsalt samamoodi edasi minna. No sinu enda värav täna väga heast läbisöödust tuli ja siis realiseeris üsna külmavereliselt. Kuidas ise seda väravmomenti mäletad? Ja ega seal midagi, ma mäletan, et Alex Šurögin pani hea läbisöödu ja mul oli lihtsalt vaja see pall ära paigutada nurka ja paraku tuli täitsa hästi välja. No kas sa lähed kuidagi seda natukene eraldi tähistama ka või see kaotus ikkagi ei luba seda teha? Ei, eks ma selle värava hoian endal meeles, aga tähistada ei saa, sest et tabelis 0 punkti kirjas täna, nii et jah. No järgmine mäng teil Tammekaga võiks vist olla natukene rohkem sellist teie masti võib-olla meeskond, siis see on see mäng, kus lähete nüüd 3 punkti jahile? Ja kindlasti Tammekaga mäng on meie jaoks väga oluline ja proovime sealt midagi kätte saada. No mis võib-olla tänasest mängust saate kaasa võtta selleks mänguks, et mis näiteks täna õnnestus, mida selleks mänguks kaasa võtta? No ma ütleks, et oligi see esimene poolaeg, kus me tegime enda kaitsetööd väga distsiplineeritult ja selle saamegi kaasa võtta ilmselt Tammeka mängu. Olgu nii, aga aitäh sulle ja edu teile!